Nii, tänu, issand Jeesus, isa, me tuleme su ette, issand Jeesuse Kristuse nimel, isa. Me palume, issand Jeesus, et räägi meiega, kõnele meiega, issand Jeesus. Me täname, issand, et sina oled hea isa, issand, ja me täname, et sa noomid meid, manitsed meid, julgustad meid. Issand, sa tahad, et me pühitseksime end, issand, ja pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Me palume, issand. Ja me palume, issand, et kõik, mis ma siin räägin, issand, me kõik siin räägime, issand, võiks olla sinu vaimust, issand, ja kui siin hingelikkus tuleb, siis las läheb ühest korrast sisse teisest välja. Issa, me täname ja kiidame kõige eest. Ja me tunnistame, ütleme siin kõik koos, siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Räägi, issand, sest su sulane kuuleb, sest su sulane kuuleb. Aamen. Tänu Jeesus. Nii, ma siin olen mõtted, mitmes tänan? 1. mai, okei, loodame, et see on siis see. Ma olen siin mõtted üles kirjutanud siin. Et praegusel ajal käib üks suur tõe moonutamine, vaata. Et manipuleeritakse tõega, õigustatakse oma pattu tõega, no silutakse oma pattu tõega ära, tõlgendatakse tõde enesele meeldivaks, et ennast ülendada, tõde lahjendatakse, sellised nagu punktid 1, 2, 3, 4, 5. Ja Matteuse 24, vaata, hoiatab meid, me teame seda, et Jeesus tuleb tagasi ja ta hoiatab meid, et palju vale prohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusi. Ja kui üle kohus võtab võimust, siis jahtub paljude armastus, aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Siin näitab, et võimust hakkab tulema võtma üle kohus. Ja selle tulemusena jääb tõde mitte vabastavaks. Et tõde peab tegema vabaks, aga tõde enam ei vabasta, kui tegelikult peab tunnetama tõde ja tõde teeb meid vabaks. Mitte ei peida ega kata kinni meie tunnistamata patte ja üleastumisi. Et üks levinumaid jutlusi on hinge motiveerivaid. On, et kui sind süüdistatakse, siis süüdistaja on kindlasti kurat. Et kavalasti lohutatakse patus elavat inimest vale lootusega, et kõik on korras. Ja võetakse selle alusel üks salm kas või kontekstist välja, nagu me siin ka rääkisime. Et leidakse seal paras salm, mis välja võtta ja selle alusel teha. Siis kõrva kõditav, motiveeriv jutlus. Need kõik siis üles tõstetaks, aga paar salmi edasi öeldakse, et sa pead ikkagi pattu tunnistama. Ja siis näiteks, et selline kirja koht, et kes võib süüdistada Jumala valitud, Jumal on see, kes kõik õigeks teeb, kes võib meid hukka mõista, Roomlaste 8:33-34. Selle kirja rohkem edasi räägita, võetakse see kirja koht näiteks. Aga selles kirjas eespool on, kui sa ettepoole loed, et kiri on ju nagu tervik, siis selles kirjas eespool on, et need inimesed on kujunenud poja näo sarnaseks. Vaata, hoopis teine mõte hakkab. Kui sa võtad selle kontekstist välja, siis sa ütled, nüüd ei ole mingit hukka mõistu, aga inimene elab oma patus ja paadumuses ja viljad mõrudad. Aga eespool on, et need inimesed, kellele see kiri käib, on kujunenud poja näo sarnaseks. Patt on nende elus täielikult kõrvaldatud, mis tähendab, et nad on valitud, mitte ainult kutsutud. Siin on kirjutatud ju, see kirja koht on kontekstist välja võetud. Kes võib süüdistada Jumala valituid, mitte kutsutuid? Paljud on kutsutud, vähesed on valitud. See on seda, et on valik tehtud. Seda on seda, need inimesed on poja näo sarnaseks saanud. Nad on nii palju tõde lugenud. Tõde on neid vabastanud. Nad on tõde lugenud, nagu palverenduri teekonnas. Patt on suureks kasvanud ja läinud risti alla ja selle sinna maha pand. Ja teine koht, mida kasutatakse, no siin on palju kirjakohti, aga kasutatakse ka kontekstist väljas. Kui võtad terve konteksti, on Rooma 8:1-2. Nüüd ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes
Kristuses Jeesuses, sest vaimuseadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patusurma seadusest. Siin kirjas juba ütleb, et neile, kes on Jeesuses Kristuses, siin peab aru saama, pühakiri on tervik ja Pauluse läbi püha vaim ei ole meelemuutlik. Et ühes kirjas räägib ühte juttu, teises kirjas teist juttu. Niimoodi Jumal ei õpeta pühakirjast, isegi ta ütleb, et ei tohi siin ühtegi sõna ära võtta. Ja teises kirjas ütleb ju Paulus hoopis selle sama kirja nagu vastu räägib. Ta räägib, kas te ei tea, et teie ihud on Kristuse ihu liikmed? Kas ma võiksin võtta Kristuse ihu liikmed ja teha nad hoora liikmeteks? Ei mingil juhul. Või kas te ei tea, kes hoiab hoora poole, on temaga üks ihu? Sest Jumal ütleb, need kaks saavad üheks. Ja kes hoiab issanda poole, see on temaga üks vaim. Põgenege kõlvatuse eest, mis tahes patt, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu. Nägid, seal on kirjutatud, et on võimalus, et sa oled sellest ihust väljas, siis on sul hukkamõist, sest sa saad oma patu pärast, aga ei ole hukkamõistu neile, kes on Jeesuses Kristuses. Jeesuses Kristuses sa saad olla siis, kui sa vihkad pattu. Kuid kes hoora patustab isenes ihu vastu, või kes te ei tea, et teie ihu on teis elava pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning teie ei ole iseenda omad. Siis sa ei ole enam iseenda oma. Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. See on 1. Korintuse 16, 15, 20. Alati, kui seda kirja keegi Rooma 8, 1, 2 kuulutab, siis see käib kokku selle kirjaga, mis on 1. Korintuse 16, 6, 15, 20. Need käivad kokku, et ei saa ennast lohutada, kui elad tahtlikus patus, et kõik on korras. Tegelikult siis oled patuori. Piibel ütleb selgelt, kes pattu teeb, on patuori. Ja ori ei jää majja igaveseks. Kui ta poeg vabaks teeb, on tõeliselt vaba. Põhimõtteliselt, kui poeg on vabaks teinud, nagu me siin rääkisime, on tõeliselt vaba. Kui poeg on vabastanud alkoholist, ongi vaba. Kui poeg on vabastanud suitsust, ongi vaba. Kui ise ennast oled vabastanud suitsust, siis on sul suitsuteemon seal kuskil taskus. Poeg ainult teeb vabaks. Kiri ütleb, mitte ükski inimene ei saa ise ennast vabaks teha. Kuskil sükest kirja pole. Poeg peab vabaks tegema. Las poeg teeb vabaks ainult risti all. Tunnistad oma patu ülesse ja Jeesus tuleb teeb. Nii, näeme siit, et patt lahutab Jumalast ja ihust väljas. Kui me oleme kui elame patuta uut elu, see tähendab seda, nagu Dave Paustendas väga hästi, et see kirja koht seal, et kreeka keeles on see jätkuv tegemus. Ei tee täna tahad elada patuta, see on jätkuv. Täna ei taha ja patu teha, homme ei taha, see jätkuv puhastus. See on, Dave Pausten toob selle kirja seal välja, et see pääspine on protsess, on jätkuv. Siin kogu aeg puhastatakse, sinu meeleolu peab olema selle, ma tahan saada pühaks. Kõik, issand näita veel, siin jälle risti alla. Ja see on pidev protsess, kuni lõpuks oled laitmatu. Ja see kirja kohta, et sa oled ihust väljas, on ka Vanas Testamendis on see, kui keegi tahtlikus patus elab. Mirjam tegi pattu, suurustas selle Moosese vastu ja ta heideti välja ihust 7 päeva ehk sellest Jeesuse ihust oli ta väljas eeltähendusena 7 päeva pidi pühitsema ennast ja kahetsema oma tehtud, mida ta tegi seal. Jeesus lausa ütles, et sa mulle näkku sõitanud. Asuusa tänava äratus, ma lugesin selle paksu raamatu läbi, soovitan soojalt lugeda. Äratuses 2. korrusel käis pattude tunnistamine ja pühitsuse protsess. Seal oli kirjutatud, et osad olid nädal aega seal. Kuigi toru oli lahti üleval, inglid käisid üles alla ja nad olid seal nädal aega, väänlesid seal patu sees. Osad said kohe, osadel läks tohutu aeg. Ja mõtle, inglid käivad üles alla, sa oled seal, praktiliselt oled seal toru sees, toru juures, ütleme niimoodi portaalis. Ja nad pühitsesid seal ennast. Seal on väga toodud päris rängalt seal, väänlesid seal, rullusid seal, et saada vabaks. Poja näo sarnaseks. Poeg
Poeg osutab, ütleme niimoodi, süüdistab, vaata, et poeg süüdistab. Mina ütleks seda, et poeg ka süüdistab, aga vahe on selles, et ta toob ka lahenduse. Tegelikult püha vaim, kui tuleb, siis ta, ma ei tea, rohkem paremat sõna muidugi ei ole. Vanas testamendis ütleb, et keegi süüdista nagu õiglaselt. Et Jumala vaim on ka see, kes süüdistab, süüdi ka mõistab. Ja et kui Jumala vaim meile tuleb, siis ta, kõige parem on vist öelda, osutab meile, et meil on mingi probleem. Võib-olla on niimoodi parem öelda. Jah, vot see on õige sõna. Et issand juhib sind meelt parandama, ta osutab sulle põhimõtteliselt su viga ja ta juhib sind risti alla meelt parandama. Ja see nagu on nagu nii mõttes süüdistus, vaata. Süüdistaja on kurat, ei tohi seal süüdistada, aga tema nagu osutab ja see on ikkagi sema, ta osutab ikka supatul, ta osutab sulle, et sul on siin mingi probleem, palun lahenda see ära, ta annab selle lahendust. Saatan lahendust ei anna. Ja juhib, et kuule, aja asi kord. Aga saatan ütleb kõik ja lahendust, aga lahendust ei ole. Saatan ilma lahenduseta. Jah, et sinuga on läbi, võta pilet ja kõik põrgusse ja seal nagu lahendust ei ole, küsid, äkki on, ei ole. Seal saatan lahendust ei too. Saatan ei anna arvu. Ja saatan süüdistab ja lahendust, või nagu ta on kabal ka, nagu ütleks, et hüppa alla, et inglid püüavad kinni. Hüppa alla kohe ja kuuled seda, et küll siis ingel püüab. Ei ole, lollitab ära sind ja lahendust ei ole. Kukud alla ja kolksti surnud ja oledki lõksus. Et me peame aru saama, millal räägib kurat, millal räägib Jumal. Jumala püha vaim meile. Ja poeg mõistab ka kohut. Et poeg on ka, ta mõtles ka, et poja, kui Jeesus käis ka, et ma võin patte andeks anda, aga ma võin ka kohut mõista. Ja me teame, et ta tuleb nüüd juba kohtumõistjana. Sellest räägivad kõik pastorid, kes on tõe sees. Ja ta tuleb kohut mõistma, ta ei tule enam armu andma, vaid nüüd tuleb selles mõttes kohut mõistma. Armuaeg hoopis saab läbi. Et see tuleb nüüd viimast kähku ära käsutada. Mõned näited, et kus Jeesus osutab nagu süüdistust. Teie olete oma isas kuradist ja tahate teha oma isa imude järgi. On süüdistab, osutab, ütleme, näitab patu ära. See läheb edasi, et te ei taha mind. Lahendus on siin, ma olen uks, te ei taha uksest sisse tulla, aga te olete praegu kuradist. Ja näed, et Jeesus osutab junnalt nendele tõde, et nad on oma isa kuradist. Otse ära, mitte mingisugust nagu ei tee vahet, et oota, ma nüüd praegu räägin teile siin kõrvakõdi. Teine kirjakoht näiteks on Mattese 25:42. Osutab jälle nende tegemata jätmisele ehk süüdistab või osutab. Sest mul oli nälg, te ei andnud mulle süüa, mul oli janu, te ei andnud mulle juua. Kõik, te olete praegu jätnud mind ilma joogita ja söögita. Ja pöördudes naise poole lausus ta Siimule, näed seda naist, ma tulin su majja, sa ei andnud mulle jalgadele jaoks vett, tema aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervistuseks suust, tema ei ole sellest ajast peale. Kui ta sisse tuli lakanud mu jalgu suudlemast, sina ei võidnud mu pead õliga, temaga on võidnud mu jalgu mürjõliga. Süüdistas kohe korralikult ära, ütles, et sa praegu tulin su tuppa, kuningas tuli tuppa, kõik. Teine inimene võttis praegu tegi, sina ei teinud. Osutas patule, Jeesus osutas see tegevus, mida sa praegu tegid, sul pole mingit külalist lahkust, kuningas tuli tuppa ja sa ei teinud seda. Näitas konkreetselt ära, et olete padused seal. Lisaks poeg ka neab. Meile öeldakse, et ärge needke. Ei tasu needa, eriti siis, kellel on võidmine peal. Need needused lähevadki juba, tead, õnnistus läheb, ootab oma aega ja läheb lõpu poole. Aga needus, nii kui sa needus välja ütled, kurat ootab kohe. Kuule, see pühamees ütles, see läheb kohe täide. See läheb homme on kohe juba kumm tühisel autol kuskil. Ja
sellepärast noh, nad ootavad, elukad ootavad, millal see suust lipsab välja needus. Aga õnnistused jooksevad sulle järgi, ajavad taga, see läheb aega. Ja ka nad saavad sind kätte. Ja poeg needis, Paulus needis, me teame seda, et Kall Reins needis, aga see needmine, mis oli pühast vaimust, ta needis ära, kiriku ära, siiamaani, häda teil ja häda tuleb ja läks needus selga. Mõni võib öelda, oi, Vana Testamendi prohvet ei ole, Uue Testamendi prohvet, Paulus oli ka Uue Testamendi prohvet. Ega Jeesuse evangeeliumise näha vaat, kui Jeesus ütles, et häda teile võtab raasi, häda teile Betsaida. Ja, siis on needus. Need hinnad laulud olemust. Jah, need on siiamaani tühjad. Need on praegu tühjad. Ja see needis ära. Ja Matteuse 23.14 neab seal. Häda teile tähendabki inglise keeles wow, on ju, ehk neetud, on ju. Kirjatundjad ja variserite silmakirjatsete neelate alla lestnaiste majad silmakirjaks meitate palve tupsud pikaks. Jah, palvetused pikaks, tupsud olid ka seal jah, kuskil, aga et palvetused pikaks ja sellepärast saate rängema kohtuoluse. Kohus mõistate kohe ära. Nüüd sellest, et te siin menitate ja ajate hästi pikki palvet, siin tahate sinna suurustada. Ja nägid needus selga Uues Testamendis. Ja terve kiri on seal, Matteuse 23 on terve kiri needuseid täis. Ja me teame, et Vanas Testamendis oli 5. Mooses 28 õnnistus ja needus. Õnnistus on hästi lühikene, teate on ju, Abrahami õnnistus. See on umbes nii pikk jutt. Leivad värgid on, aidad on täis, raha ka. Aga vaata, needuste nimekirja on 3 lehekülge. Üliigar. Seda saab lugeda. Siin on samamoodi Uus Testament, terve kiri on needust täis. Aga kui meie ingel või meie ise või keegi ingel taevas kuulutab mingit muud evangeeliumi selle asemel, mis teie olete kuulnud, see olgu neetud, Paulus paneb needuse selga. Kui keegi kuulutab valet evangeeliumi kuulutanud, siis on ta needus all. Et kui keegi hakkab mingisuguste siuksest nõiutud evangeeliumite pattu silumis evangeeliumid, see peab sellest needusest vabastama, seepärast, et ta on needus all, sest Paulus needis selle ära. Need, kes ei kuuluta täit korralikku evangeeliumi. Ja mõtle, mis veel on. Päris karm Paulus, kuidas needis 1. Korintuse 16, 21, 22. Väga ilus tervitus. Tervitus on minu Pauluse oma käega. Kui keegi ei armasta issandat, olgu ta ära neetud. Needus selga. Kui issandat ei armasta, needus selga. Nii et armastage parem issandat. See, et kohe Paulus paneb needuse selga. Kui keegi ei armasta issandat, olgu neetud. Ja see on Uus Testament ja Paulus ütles selle, ja kui seda kirja kohta vaatad, kui sa issandat ei armasta, siis kähku palun issand, vabasta mind sellest needusest. Vaata, see ongi, kes mind armastab, see peab käske. Sellega me näemegi jätkuvalt, nagu sa ütles, ja ongi, kui sa issandat ei armasta ja ongi needus seljas või hakkad seal lahjendama seal tead. Või siis teed seal käsumeelseks. Need on kõik teed seal ühte, nagu öeldakse, ühte kraavi või teise kraavi. Otse, straight. Tuleb otse minna. Ja kui keegi võtta piiblit kui täittõde, mis on ette nähtud meie kasvatamiseks, noomimiseks, kohtu mõistmiseks, julgustamiseks, armu osutamiseks, pääste saamiseks, siis need jutlustajad ongi tõemoonutajad ja paraku on nad needus all, sest Jumal needis sellised ära, lasi ära needa ja need on ingelikud, manipuleerivad maised. Ja paneb juurde. Olgu neetud. Päris karm asjad on. Need mõtted tiilis mul 27 seal. Ja nagu naine ütles, et seal ta öösel kirjutab. Ja nagu on kirjutatud, vaata, et kõrvaldada neil valevendadel, mis tahes võimalus, valevennad on olemas, kiidelda ja väita, nad väidavad, ise ennast väidavad, endid olevat niisugused nagu meie
Ja nüüd ütleb Paulus, sest niisugused inimesed on valeapostlid, petised, töötegijad, kes on moondanud ennast Kristuse apostliteks. Vaata lõpu ajal, mina olen apostel, mina olen seal ja moondavad ennast ise, mitte ei paigaldata, vaid moondavad. Ja see pole ime, et sest saatan, see vaata nüüd räägib, et see on saatan seal taga, moondab ennast valguse ingliks, sellepärast ei ole midagi erilist, kui tema teenrid ennast mootavad õiguse teenriteks. Nende elu ots tuleb nende tegude järgi. Teine Korintuse 11, 12, 15. Näede, et need on olemas ka valevennad ja need on, nagu näha, on ise ennast pannud, ise ennast tõstnud, ise endale ütlenud ja tegelikult ütleb Paulus, et nad on saatana teenrid. Päris karm on ja. No see on piibel, me peame seda teadma, neid asju, sest Jeesus, ma arvutasin selle kirjaga, et Matteuse 24 ütleb, valeprohveteid tõuseb ja teevad igasuguseid tunnustajaid ja imesi ka veel. Ja näed, ja ilmutuse 3.11 ütleb, ja ma nägin, et maast üles tõusvalt teist metsalist, kellel oli 2 sarve otse kui tallel ning rääkis nagu lohe. Ja tall räägib nagu lohe. Täitsa lohe on kurat, on ju. Siin ennem just lugesime, et saatan ise moondab ennast valgusingliks ja ilmutuse 13 ütleb, et ta ongi nagu tal, aga räägib nagu lohe. Moonutab tõde seal, nagu alguseski seal Eedeni aias. Ja maast tähendab seda, et ta on tõusnud maast. See tähendab seda, et ta ei ole vaimne. Ta ei ole vaimne, vaid ta on maine. Ja ta ei räägi vaimseid, ta ei ole vaimust, ta on maast. Ja nagu 1. Johannes ütleb, nemad on maailmast, sest nad räägivad nagu maailm ja maailm kuulab neid. Tead, me oleme väga palju praegu kuulanud, kõrvatud plikki ajada kõrva, räägivad maailma asju, maailmad, kõik poliitikad, kõik on kristlased, kõik on poliitiline kristlus, kristlam, kõik on, räägivad nagu maailm ja maailm kuulab, kanal 2-3, kõik on täis paavsti ja igast muid asju ja on täis ja maailm kuulab kõrvaga, näed. Aga meie oleme Jumalas, kui kes on Jumal ära tundnud, see kuulab meid. Kes ei ole Jumalast, ei kuula meid, sest sellest me tunneme ära tõevaimu ja eksituse vaimu. Eksituse vaim on maailmameelne kristlus. Maailmameelne kristlus. Kõik, et maailm. Nebukadnetsari kuju toob selgelt välja, need kuningriigid lüüakse kõik laiali. Mitte ühtegi kuningriiki püsimasi maa peale ei jää, tuleb minna Nebukadnetsari kuju juurde. See lüüakse maha, varbad, värgid, kõik mis seal on kirjas, saviga segamisi. Need kõik need Euroopa liidud ja asjad ja mis siin kõik seal koos on, need lüüakse kõik maha ja seda teeb keegi muu kui Jeesus, seepärast, et ilma kätte abita tuleb ja püstitab oma kuningriigi. Sellepärast me ka palvetame tema kuningriik tulgu. Tema kuningriik tuleb, seal elab õigus. Tema kuningriik ei ole tulnud siia alla kui ainuvalitseja. Ennem ta purustab kõik. Ja see kirjakoht isegi on piiblis, et olles kõrvaldanud kõik valitsused, te teate, kus Leepikal oli see kirjas või kus siin on, olles kõrvaldanud kõik valitsused ja meelevallad, siis ta tuleb, püstitab selle oma ja annab isale tagasi. Niimoodi on see õige evangeelium. Mitte mingisugust, et nüüd meil läheb siin paremaks. Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Kõik. Ei tule mingit teist kuningat. Meil ei ole teisi kuningaid. Hing tuleb allutada vaimule, mitte kustutada vaimu. Hing peab allutama vaimule. Sest ülevalt, see pole ülevalt tulev tarkust, vaid maine, hingelik, teemonlik. Maine ja hingelik ja on teemonlik. Kui on maine, tarkus. Kuidagi tahetakse kõik asja maiselt ära seletada. Tahetakse Jumala imesi maiselt ära seletada. Igasugused maised seletused on hingelik ja teemonlik. Sest ja seal, kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasugust halbu asju. Et me teame juba, et kadedused ja riiakused, seal on hingelik, teemonlik tarkus on seal. Igasugused halbad asjad tulevad seal.
ja need ongi need kadedus ja ahnus, on 2 parasiiti lausa. Kõige hullemad, kadedus ja auahnus ja uhkus ka. Aga üleval pärineb tarkus on pattu paljastav, vaata. Ta on lootust andev, pattude tunnistamine armu andev, rahu loov. Ülevalt pärinev tarkus annab sellise vilja. Ta paljastab su patu, annab sulle lootuse. Kui sa tunnistad oma vigu, saad armu ja toob pärast rahu. Ja nagu kirjutatud on, nagu ülevalt pärit tarkus on esmalt puhas, rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust, sa saad armu, unistad ja häid vilju. Erapooletu ja teestluseta. Need on 2 vaimuvilja, mis on, ei vali pooli, ei teestle, ei aja mingit kahte nägu, räägid asjale nagu on ja teestluseta ei teestle ja ei vali ka pooli. Et minul on Pauluse poole, panen Pauluse poole, et üks on keegi Trumpi poole, keegi Putini poole, et mis poolid siin veel. Ei ole vaja pooli valida. Me oleme Jeesus on meie poolel. Kui Jeesus on meie poolel, siis me hüppame üle müüri. Vot niimoodi on kirjutatud. Oma Jumalal hüppame üle müüri. Rahu tegijale külvatakse rahus õiguse vilja. Näed, kui sa rahu teed, siis sa hakkad saama õiguse vilja. Sõlmi rahu, proovi rahu teha. Igal pool ei saa rahu teha. Praegu tahetakse seal, Trump tahab rahu teha. No tahab seal, teeb seal ära, mitte midagi. See ilma Jeesuseta seal rahu ei tule. Aga ta proovib seal. Kui sa rahu teed Jumala tarkusega, siis saad õiguse viljaga. Jakobuse 17. Kuulekas tõele, see on mitte valikuliselt, risti alla juhatab, halastust pakkuv, ei vali pooli, ei manipuleeri, ei teesle, et kõik on korras, kui tegelikult pole korras. Ei teesle, kui näed, et asjad ei ole korras, ei ütle, et on korras, see on valetaja. Soovib rahu, et inimene saaks lahti oma vaevadest. Inimesel on rahu Jumalaga siis, kui tal on kõik patud üles tunnistatud, siis tõesti on rahu. Sellepärast, et see toob sulle niisuguse rahulolu. Sul on lihtsalt, sul ei ole vaja siis midagi tõmmelda seal. Nii, ja siis mul oli niisugune reemalei, et patu teine nimi on ülekohus. Ülekohus on patu teine nimi. Saatana nimi on ülekohtune. Seal on kirjutatud, ülekohtune tuleb. Mõtle, kui räägitakse ülekohtust, siis räägitakse patust tegelikult. Kirjas ütleb, ülekohus võtab võimust ehk patt võtab võimust, jahtub armastus. Ülekohus on patt ja kui patt saab meid valitsema, jahtub armastus. Kui patt hakkab inimeses valitsema, siis enam armastust ja armastus hakkab jahtuma, märratsemine hakkab pihta ja viljad, jamad ja selle juur on ikkagi patt ehk ülekohus. Ülekohus. Jah, nad on ülekohtused, nad ei tee midagi ja saatana nimi ongi, põhimõtteliselt nad saatana pojad. Ülekohtune, saatana nimi on ülekohtune tuleb, pattune tuleb, põhipattune tuleb, patt tuleb. Ja siis jahtub armastus, patt jahutab armastus ära ja tuleb ennast alandada risti alla. Kui armastus on jahtunud, siis kui armastus hakkab jahtuma, siis on kuskil patt juba või mutseb. Võt, ülekohus. Seepärast ma ei tea ühtegi pattu, mis ei ole ülekohtune. Kõik on ülekohtune. Istub su seljas kukil igal pool. Ülekohtuselt tegelikult ei tohiks istuda. Ja Ehvekluse 5.27 on Kristus on armastanud kogudust, loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda. Tema loovutas ennast meie eest, iseennast, et meid pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi. No vaata, mis on pühitsemine. Sõna läbi, kes sõna ei loe, pühitsust ei tule, loed mingit muud kollast ajakirja. Nagu see ongi, vaata, Vilkersul tuli, Lessi Sandral läks kollase ajakirjaga. Ütles, et sellega sa minu majja ei tule. Pani selle substip põõsasse, siis sai sisse. Näed, pühitseda saadakse vees pesemisega sõna läbi, et kodudust
iseenda ette seada kirkana, nii et ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid ta oleks püha ja laitmatu. Efeklastele 5, 25, 27. Kui siin öeldakse püha ja laitmatu, siis järelikult ongi püha ja laitmatu. Seal ei saa öelda, et ei ole, et see ei tähenda seda, siis oled tõemoonutaja, siis on juba needus all, nagu me ennem lugesin. Siis tuleb andeks paluda, ei, püha ja laitmatu. See tähendab seda, et kõik asjad on, eluviisid on laitmatud. Elad Jumala sõna kohaselt ja mõni, kui seda sükest mõtteviisi tasu ka üldse endale ajudesse panna, et me ei saagi valmis. Saab küll. Siis sa valetad. Seepärast Jeesus tuli meid valmis tegema. Ja siis peab natukene kähku tagasi kerima makki linti kuskil 3-4 aastat ja siis sa saad kohe aru, et sul on, siin on päris mitmetest asjadest vabastatud juba. Seda tehakse, et ei tohi lasta ennast saatanale pimestada. Johannes julgustab tunnistama oma vigu, aga uhkus ei tunnista, vaid katab pea kinni. Johannes 1. Johannes 1, 9-10. Kui me oma patud tunnistame ja kui suur kui me peame oma patust tunnistama, on tema ustav ja õige nõnda, et annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust jälle seesama sõna, ülekohust puhastab meid kogu patust. Ehk niimoodi öelda, iga patt on ülekohus. Kui me ütleme, me ei ole patustanud, mingit ülekohut teinud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Me ei saa öelda, et meie ei ole teinud. Ma olen ise oma kõrvaga kuulnud, et on öelnud, ei, mina ei ole pattu teinud, ma ei ole pattune, ma olen luterlane. Ma olen niimoodi saanud, jah. Et aga julgustan ennast alandama ja tunnistama oma kibedused, andestamatused, uhkused ja muud ülekohtud ehk eri patte ja viima need risti alla ja saama armu ja halastust õigel ajal. Jumal tahab anda armu. Ta lihtsalt ootab, millal sa mees tuled või millal sa naine tuled või millal sa laps tuled ja ütled siin, tuled kahetsema. Jumal ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda. Pese mind hästi mu süüdjõust, puhasta mind mu patust, sest ma tunnen oma üleastumisi, mu patt on alati mu ees. Taavet räägib nii, vaata, kuningas võiks olla uhke, et ei peaks tunnistama, näed unistab. Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis. Me peame teadma, mis on silmis paha. Ja Taavet ütleb selle ilusti ette, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmiseks. Vaata, süüdeus olen ma sündinud, pattus on ema mind saanud. Vaata, sul on hea meel tõest, mis tasub südame põhjas. Jumalal on hea meelgi meil on südame põhjas tõde. Ja salajas annad sa mulle tarkust teada. Siit südame põhjas, kui sul on tõde, siis ta annab sulle seda teada. Need kirjakohad tõusevad sul seest ülesse. Puhastan mind patust hiisopiga, siis ma saan puhtaks. Pese mind, siis ma lähen valgevaks kui luvi. Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud ja liikmed, mida sina oled puruks löönud. Ei ole kurat löönud. Jumal võtab purust löönud. Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest, ära võta mult ära püha vaimu. Püha vaimu võib ka ära võtta. Anna mulle tagasi rõõmustust sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Ma tahan üleastujale õpetada sinu teid. Näed, ta palub oma pattu andeks ja ütleb, et Jumal lõi tal need asjad puruks. Ja ta kahetseb pattu ja Jumal tõmbab ta sellest jamast välja ja ta tahab üleastujaile õpetada sinu teid. Taaveti laulud räägivad väga selgelt, et Jumala teed tuleb õpetada ilma igasuguse, siin ei ole kuradit, siin Jumal pani patu eest korraliku laksu. Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal, veresüü oli lausa peal. Oh Jumal, mu pääste Jumal,
siis mu keel laulab rõõmsasti sinu õiglusest. Laul tuleb taha. Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetuvust. Ja siis läheb laul lahti. Kõik, kui sa vaatad selle laul, pese mind patuks, patu kahetsus tuli tunnistus, et sina lõid patu käest, ma sain, mitte niimoodi, oi, sa tegid mulle ülekohut, vaid et ma olen aru saanud, ma tegin peresüüd, tapsin seal Betseba mehe ära, kõik räägiti ilusti välja ja siis pese mind ära ja ma hakkan laulma ja ülistama sind, issand, kui õiglased on sinu teed. Et tegelikult, kui sa vaatadki, siis Jumal on õiglane. Armastus ei kasva ilma meele paranduseta ja patust pöördumata südamega. Armastus ei saa kasvada, kui meele parandust ja patust pöördumist ei ole. Et sellest me tunneme ära, et me armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat, teeme tema käskude järgi. See ongi Jumala armastamine, me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Siin on selgelt kirjutatud, need ei ole rasked. Uuesti sündinule ei ole need rasked. Ja igaüks, kes on sündinud Jumalast, see ongi vaata, sa oled sündinud, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on ära võitud maailma, meie usk. 1. Johannese 5:2-4. Et maailm saab ära võita oma usu läbi ja Jumala seadused ja asjad ei ole meile rasked, kui me oleme sündinud Jumalast, siis on see tahe sees. Me peame sellele kuradile vastu seisma igasuguses olukorras, kus ta tahab igasugused jama üles vaadata, kiskuda ja teha. Ja siin ma just üleeile vaatasin seal David Powsoni saadet seal, lipsas mulle sinna ette ja ta tõi seal välja, et ta sai sellise nagu Ameerikas seal kutsuti teda televisioonidesse igal poole jutustama. Ja kui ta hakkas rääkima, et kas Jumal ikka on armastus, pani kahtluse alla seal, siis ütles, et need intervjuud kohe sokutati kohe ta minema, et 2 minti rääkida ja sokutati ta lava pealt minema. Ta kirjutas selle raamatu The Road to Hell, teekond põrgusse, mis ime läbi talle tagasi tuli. Ja see, ta ütles, et 36 korda on kirjutatud Piiblis, et Jumal on armastus. Ja see armastus, mis on teenib. Ja kui me praegu natuke mõtleme seda agape, natuke mõtleme seda, siis Jumal ju teenib meid. Tema tuli selline, mis teenis. Ta tuli pesi meie jalgu, ta annab meile süüa, annab meile elatist, toob meile seda, teist, teenib meid. Ta kogu aeg teenib, isegi siis, kui me patused oleme, teenib meid. Tahtsin ütles veel, et see armastus on, et Jumal armastab, see on kirjutatud ainult usklikele kogudusele. Ja ainult usklikele, on kirjutatud. Ja see... Ta tegi selle väga maha, inimestele, kes ei ole veel usklikud, Jumal armastab. Ja seda ei tohi öelda. Tema armastab oma rahvast ja need, kes on alandlikud. Ja mis on väga palju kirjutatud Jumala kohta, mis on, ma ei tea, kui palju 1000 kordi on Piiblis kirjutatud, on Jumal on õiglane. Vot see on tema nimi, ta on õiglane Jumal. Kõik ta kohtumõistmised on õiged. Justast puha, kui karm see on. See, et ta tõmbas selle luku lahti seal, siis kui nad viskasid kõrvrõngad sinna tulle ja välja tuli vasikas. Välja tuli vasikas. Siis läksid nad alla auku ja see oli õiglane. Jumal oli õiglane. Igas kohtumõistmises oli Jumal õiglane. Ta ei saa ennast salata, ta ei tee mitte ühtegi riugast, ta on niivõrd õiglane. Et tegelikult on meil vaja kuulutada õiglasest Jumalast, et tema kohtumõistmised on kõik õiged. Ja siis ta seal tõi ka välja, et tingimusteta armastus, kui metsa on see keeranud kristlaste seal elud selle sama sõnaga, mida ei ole Piiblis kirjutatud tingimusteta. Tingimusi on kõik kohad täis ja ta tõi ühe näite, et 2 homot tahtsid minna abielluma ja preester vaatas, et kuule, seal oli seadus, et peab tegema. Ja preester vaatas, et kuule, kuidas ma teid siin paari panen, et siin on ju kohe näha, et eri linnuliigid on. Ja siis ütles, et kas Jumal ei ole tingimusteta armastus, mis tingimusi te siis esitate? Täpselt sama kirja kohaga, mis praegu huulutatakse, homod lükkasid pastori nurka seal. Ei tasu öelda seda tingimused, väga suur tingimus on. Need 2 kokku ei sobi. Ja see on väga suur tingimus, peab olema mees ja naine. Jumal on loonud inimese meheks olema.
ja meheks ja naiseks ja ei ole mitte mingite tingimusteta, seal on väga palju erinevaid tingimusi. Ja see ongi see on tegelikult jälle üks asi, kus on ristipaja alla viia, kui keegi siin tingimusteta Jeesus kuulutab, siis on see vale õpetus, sa oled needuse all, palun pane risti alla maha ja palu vabandust, et sa oled seda tõde moonutanud. Sellega David Pawson ütles, et sellega on väga palju kurja tehtud usumaailmas, selle sõnaga. Seda kasutatakse kohe ära, kurat kasutab seda väga kurjalt ära enda kasuks. Et Jumala nimi on õiglane Jumal. Ja seal on kreeka keeles on mitu, see pärast kreeka keelde vaata pandigi piibel. Kreeka keelne sõna armastus, meil on ainult armastus, aga seal on filio, näiteks eros pole üldse, sihukest asja nagu erost ei ole piiblis üldse olemas. Naise ja mehe sugu ühte armastuse vormi pole, seepärast, et kui Jumal räägib uues testamendis kas või naisest ja mehest, ta ütleb, see saladus on suur, ma räägin Kristusest ja kogudusest, ma räägin lihtsalt mehe ja naise vormis, et aru saaksite, mis tegelikult on. Selle ta tegi Ooseal selgeks või kes oli Oosea, kes pidi Oora naise võtma, oli vist Oosea. Jumal näitas talle südant, ütles, võtad selle Oora naise ja lähed ostad, see läks soorama, tuli tagasi ja ütles, et nüüd võtad ta tagasi ja ei puutu tasse. Ta ütles, et nüüd sa näed, mis minu süda tunneb. Ta näitab seda abielu teema peal, et meie asi on Jumala riiki kuulutada, mitte maistest asjadest. Ta räägib nendest asjadest. Ta näitab seda ka, kui Jumala valu, südama valune, kui sa ei ole talle truu. Kui abikaasa ei ole truu, vaata, see on väga valus. Ja ta näitas seda ja mõtles, kui karmi pidi, see prohvet pidi läbi elama selle karmi selle proovi. Ja et issand näitas talle ära. No, kas sa nüüd saad aru või ei saa, näitas ära. Ja see filio, mis on venna armastus, seda ei ole ka palju. Ta ütles mingi numbri, seda ei ole ka palju. Uues testamendis on 2-3 korda või 2 korda. Ja ei ole üldse palju seda filiod. Ja filio või kuidas on. Ja see on venna armastus ja seda ta ütles Peetrusele. Seda on ka homod ära, lesbid ära kasutanud, et kas sa armastad mind. Seal ta ütleb filio, kas sa armastad mind kui sõpra. Ja seal ei ole agapeed, vaid seal on filio. Seal on see kreekakeelne sõna. Venna armastus, jah. Ja mind võt see veel ja sõbraarmastus ka. Ja mis mul täitsa huvitas, et armastusest ta ütles, et esimeses mooduses, et Jumal on armastus, mitte ühtegi sõna, teises mooduses mitte ühtegi sõna, 3. 1 kord, 4. mitte ühtegi, et Vanad testamendis kokku ei ole armastus mitte midagi kirjas armastusest ja nagu aru saada, tehakse nagu, näete, meie silme all väga selgesti vale evangeelium. Täitsa vale evangeelium. Ja siis ongi, ja siis ta sai selles uudistes, seal, kus ta pidi seal intervjuud andma, siis ta saadeti seal, ütles, et kas sa tahad öelda, et Jumal saadab meid põrgusse, et saadab küll. Siis ütles, et kuidas ta saab saada, ta on ju armastus. Vot niimoodi pandi kohe, kuidas ta saab meid põrgu saada. Ja siis Pawson ütles, et ma õppisin seda allikalt ise, Jeesuse käest õppisin, otse Jeesuselt. Mitte keegi ei räägi Vanas testamendis põrgust, ainult Jeesus tuli ja rääkis. Ja sellest ongi see raamat kirjutatud. Ja kohe sokutati kaamerast minema, et aeg on läbi, kiire, et minema. See on Jeesuse enda õpetus. Ja see on Jeesuse enda õpetus. Jeesus rääkis põrgust rohkem kui taevast. Ja tema käes on surmapalla võtmed ja tema võttis autoriteedi sellest rääkida. Ja läks ise ka sinna vangi viidude juurde kuulutama. Et sellised soperdused rikutaksegi ära, see tõeline evangeelium, see on liiga karm. Kes ütles, et see peab olema mingi lihtne? Ei ole see karm siis, kui sa patuta tahad elada. See palverändur hakkab kohe pihta sellega, et ingel ütleb, et sa tulid siiamaani ära, mülkas, et mine tagasi linna. Seal supervisor 6 ootab siin, et see on nii raske tee, et sa ära hakka minema siin edasi.
vaata sealt öeldi ära, et mine tagasi, et sinna raskused alles algavad. See ei ole ninnu-nännudele, ega see ka kitsas on värav, me peame aru saama, et see on kitsas värav ja kui keegi on selle laiaks teinud, siis ta ongi jälle juba tegelikult mitte, ta on ise ennast needuse alla pannud. Nagu me lugesime needuse kirja kohta, ta on lihtsalt ise sinna vaikselt libisenud sinna needuse alla ja ta on kulutanud vale evangeeliumi ja ta on paraku saanud needuse. Ja sellepärast ongi nende mõistus on rikutud ja vaata kirjakohad ütlevad, et neil ei koida evangeeliumi valgus enam ei koida, kuna needus juba lasub peal, siis on juba nii, silmad on kissid. Ja siis lõpuks oledki ja tegelikult on see asi, et nad on juhtunud lihtsalt needuse alla ja läinud, kuna nad on hakanud tõde moonutama oma patu kasuks või oma üleastumise kasuks. Ja tegelikult kui me elame selle evangeeliumi järgi nagu kirjutatud on, nagu siin Sakari vend Sakari eile rääkis, et ta isa oli väga radikaalne kristlane ja tal oli Jumala vägi kogu aeg peal. Ta ei lahjendanud ühtegi kirja kohta, ta ütles, et ta ei tegelenud mitte ühegi tabletiga, mitte mingisugust, ütles, et Jehova on ravija ja kõik, rohkem ei ole mitte midagi. Ma ei tea, kas ta teedki jõi, loodum, teed ikka jõid, aga see ei ole tablettini. Aga ta ütles, et Jumala vägi oli pidevalt peal, iga palve peale tuli ime, kohe sai ime, kohe, mitte ei oodatud 3 päeva. Palvetas inimese kohe terveks, sellepärast, et ta ütles, et ma ei lahjenda ühtegi tükki Jumala sõnast. Ja nad kasvasid sellist perekonnast päris heali kuulata. Muidugi, mis veel Sakari veel rääkis, mis mulle väga, ta oli sõna jalgadega, vaata, mina olin hästi väike, siis kui mind viidi sinna Kussi Saaremaale, ma ei tea, mis asi seal, ma olin nii väike nagu olin, sõrmgi paar praksit, aga nemad olid seal laulmas, nad olid noored siis ja ma tundsin seal sellist püha vaimu, ma ei tahtnud sealt ära minna, ma olin väike poiss, ma sain siukse laksu, püha vaimu laksu. Seal, olin seal püha vaimu meeleolu all ja nad laulsid seal. Ja Sakari oli seal nendega koos käisid Venemaal. Ja neil juhtus selline asi, nad olid tohutu võidmise all, et maafia tuli ja varastas nendel ära autod, värgid, kellad, värgid tegid puht paljaks ja siis panid kuskil keldrisse lukuda. Siis istusid see 4 seal ja siis Oleg ja need olid seal põlvilisel maal. Issand, me oleme nüüd siin kinni, me oleme siin nüüd õudusaugud, et meil ei ole siin midagi, kuidas me siit sügavalt Venemaalt minema saame, mis on. Ja pühavaimu sära lõi niimoodi välja, et läbi müüride ja läbi selle Vene selle telliskivide lõi süksid kiired välja, et need mafioosad tulid ja põlvitasid maha, tegid ukse lahti, oli põlvili ja ütlesid, võtke kõik tagasi, auto võitnud, kõik tagasi, mafioosad andsid tagasi asjad. Vot, mis tähendab. See mind väga julgustab lõpu ajal, kui sa oled issanda ligi, kui sa oled selle auhiigus, see ei saa su käest midagi võtta, toovad tagasi ja said oma autod ja kõik kellad ja värgid, kõik tagasi, võtke ja ütlesid, laske siit kiiresti jalga. Vaata nagu Jeesusele öeldi, vaata. Ja. Aga see, mis oli läbi selle, nendele Jumal näitas, et auhiilgus on peal ja lükkasid mehed põlveli maa. Et selliseid asju on päris palju, kus kohas on Jumal tuleb, on ka seal üleloomuliku saades tuleb ka meelde üks. Läksid noored naine ja mees läksid patseerima seal ühte, olid kristlased ja seal sellesse mingisuguse, oli metsa ja värki, nagu parki, õige. Ja parki seal ja siis seal tuli pätt tuli ja tahtis nad seal puistata tühjaks, et kotid siia ja relvaga kohe seal, et tapame ära ja need jäid lihtsalt rahulikuks sinna ja palvetasid ja äkki püss kukkus maha ja pani plehku. Ja siis pärast oli kuulnud, et Jumal ilmutas nende taga olevaid ingleid, kaitseingleid. Kõik, kui Jumal tahab, korrastab nipsu lahti, keegi meie kaitseinglid näeb, jooksevad plehku, püss kukub maha, panid niimoodi padapai 4 käpukil pani minema. Ja, et me peame aru saama, et meil on pilv tunnistajaid.
meil on suur pilv tunnistajaid, et no nagu seal Eelia loos, et ütleb, et tee ometi poisi silmad lahti, et ta näeks, noh. Plaks tehti silmad lahti, hobused ja vankrid, kõik kohad täis, tulised hobused ja vankrid. Meelevald, noh, nagu siin Pille siin jutluses seal tegi, et hobused, vaata, hobused on nagu meelevalda. Kus vaatad, et see ühes prohvetis, kas on Sakaaria või kus kohas on. Kuhu need hobused lähevad, punased ja mis olid, punased, valged ja mustad ja mis seal olid? Öeldi, et kuhu need lähevad? Need lähevad viivad minu vaimu puhkama Põhjamaale. Seda me praegu ootame, et tuleb Eestimaale. Näe, hobustega tuleb meelevallad. Jeesus tuleb hobusega ja hobune on meelevalla ja sõjariist. Hobused ei pelga mitte midagi ja peale selle, millega Eelia üles läks hobusega ja meelevalla asi ja tuleb hobune järgi, piis Eelia minema. Ja see on, nende hobustega on selline asi, et mul tulebki meelde, et nüüd tuleb Maria Ricardo ka ja siis tema seal ütles ka hobuseid. See tähendab meelevaldasi. Kuskil oli terve põlv oli Edmundi maa peal või kuskil oli terve põlv oli hobuseid täis. Meelevallad armsad. Need on meelevallad tänu Jumalale. Jumal hakkab siin midagi suurt ja asju tegema. Aga meie peame selle jaoks olema alandlikud ja vastuvõtlikud kõige sellele, mis issanda vaim meile armust pakub ja ta tahab praegu oma rahvast puhastada ja raputada. Ma olen igal pool kuulnud, ma vaatan erinevaid asju, igal pool raputatakse, et püsiks. Raputused käivad. No muidugi NATO Morris on see, tema ongi, et raputa rahvaid. No. Käib ka raputamast, temal on lausa see ministeeriumini. Aga muidu raputatakse kõiki neid kohti, et nad ei kõiguks. Raputatakse, ühesõnaga ütleme, patt välja ja kõik välja ja meie, kui me elame, siis tahame elada puhtalt ja veatud ja et issand puhasta ja pühitse meid, siis meil ei ole vaja mitte midagi karta. Seepärast, et kui Jeesus tuleb, ta tuleb kohut mõistma, aga kui me oleme Jeesuse sees, siis me oleme tema poolel ja meie külge see ei puutu, siis need püssid tõesti kukuvad seal maha ja jooksvad seal igal pool laiali. Ja see üks kirjakoht, mis ma loen ka veel ette, on Jesaja kirjas, ma ei tea, kas see oli, kohe ma vaatan, kas see oli Jesaja, et praegu on selline aeg, selle luges ka Marko Velju, et kui ta sellest nägemuse nägi, et mis nüüd tulema hakkab. Minust oli ta Jesaja 59. Jah. Vaata, issanda käsi ei ole pääsmiseks lühike, ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge eest, tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule, sest teie käed on rüvetatud verega, teie sõrmed süüga, teie huuled väidavad valet, teie keel kõneleb kõverust, ükski ei süüdista õiglaselt ja keegi ei lähe kohtusse tõe nimel. Loodetakse tühja peale ja räägitakse valet, sigitatakse pahandust ja sünnitatakse kurjust. Nad hauvad mürkmao mune ja koovad ämbliku võrku, kes sööb nende mune, see sureb ja katki vajutatust poeb välja rästik. Nende lõngad ei kõlba riideks, nad ei saa endid katta oma tegudega, nende teod on nurjatud teod, nende käed on vägivallatöö, nende jalad jooksuvad kurja poole, nad tõttavad valama vaga verd, nende mõtted on nurjatud mõtted, nende teedel on rüüstamine ja hävitus. Rahurada nad ei tunne ja õiglust ei ole nende jälgedes. Nad teevad oma teerajad kõveraks, ükski, kes nende peal käib, ei tunne rahu, sellepärast on õiglus meist kaugel, õiglus ei ulata meieni. Me ootame valgust, aga vaata on pimedus. Me ootame valguse kuma, aga käime pilkuses pimeduses. Me kobame seina pimedate sarnaselt, kobame otse kui silmitud keskpäeval. Me komistame nagu hämarikus, elu jõuliste keskel oleme otse kui surnud. Me kõik mõmiseme nagu karud ja kudrutame tuvide sarnaselt. Me ootame õigust, aga seda ei ole, päästet, aga see on meist kaugel.
sest meie üleastumisi sinu ees on palju, meie patud tunnistavad meie vastu, sest meie üleastumised on meiega kaasas üleastumised. Ja me tunneme oma süütegusid, patud kaasas, vaata, taskud täis. Vastuhakk, issanda salgamine ja loobumine käimist meie Jumala järel. Kõned rõhumisest ja ärataganemisest, valelike sõnadele välja mõtlemine ja südames kuuldavale toomine. Õiglus on tagasi tõrjutud ja õigus seisab kaugel, sest tõde komistab tänaval ja ausus ei saa sisse tulla. Nõnda on tõde kadunud ja kes loobub kurjast, laseb ennast paljaks riisuda. Issand nägi seda kõike ja see oli tema silmis paha, et õigust ei olnud. Tema nägi, et ei olnud ühtegi meest, imestas, et ei olnud ühtegi vaheleastujat, siis aitas teda ta oma käsivarg ja teda toetas tema õigus. Ta pani enesele selga otse kui soomusrüü ja päästekiivri pähe. Ja nüüd vaata, tema tuleb, ta riietas ennast kättemaksu riietesse, see ei ole enam armuriietus. Ta kattis ennast püha vihaga, otse kui üle kuuega, missugused on teod, niisugune on tasu. Viha oma vastaste vastu, kättemaks oma vaenlastele, ta maksab saartele kätte. Siis kardetakse õhtupool issanda nime ja päikese tõusu pool tema auhiilgust. Vaata, see nüüd ongi see auhiilgust, mis tuleb. Laibakotid rullis peavad olema. Endal käevangus on lihtsam ära viia. Siin on näha, mis auhiilgust tuleb. Me lugesime auhiilgusest. Inimesed mõtlevad, auhiilgust tuleb, siis kõik ainult paitame. Siin ei saa, näed, patuga jamada. Sest ta tuleb otse kui paisutatud jõgi, mida issanda tuul edasi ajab, püha vaimu tuul. Aga issand ütleb, nüüd ütleb, siin on väga tähtis. Sionile, issand ütleb Sionile, üleastumisest pöördujaile Jaakobist tuleb lunastaja. Inimesed, kes tahavad nüüd oma üleastumisest pöörduda, tuleb lunastaja. Nemad ei pea laibakottidega ringi käima, aga teistele tuleb kättemaks. See on päris karm sõna. Ja Jumal ütleb, et need, kes nüüd pöörduvad üleastumisest Jakobist oma pattudest lahti, niisugune on minu leping nendega, ütleb issand. Minu vaim, kes on su peal ja minu sõnad, mis ma olen pannud sulle suhu, ei lahku sinu suust ega su järglaste suust ega sinu järglaste suust, ütleb issand. Nüüdsest tõesti igavesti. Vaata, milline tõotus on sellel, kui üleastus jamades pöördutakse. Ülivõimas kirjakoht. Ja issanda au tõuse ja paista sinu valgust tuleb ja issanda au hiilgus koidab sinu kohal. Sest vaata, pimedus katab maad, pilkane pimedus rahvaid, see pimeduse asi tuleb siia. Aga sinu kohal koidab issand ja sinu kohal nähakse tema au hiilgust. Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. Jumal tahab teha oma rahva säravaks lambiks. Seda me tahame. Ja seal ei ole tilkagi uhkust, seal ei ole tilkagi ülekohut ega pattu, seal ollakse alandlik ja oodatakse issandat ja öeldakse, et issand on suur, tema on kuningas, tema on issand ja meie nimi on meie ei ole ja issanda nimi on tema on. Et kirjatud olgu issand, selline väike jutus. Kas keegi tahab veel maista? Kas ei rääkida? Kas on?